Tere tulemast tagasi! Te olete hetkel minuga Helsingi lennujaamas ja ma olen teel Pariisi. Ütlen teile täiesti ausalt, see reis on täielikult ette planeerimata, väga spontaanne otsus ja nimelt, mis Pariisis toimub, seal on siis Bachata festival toimumas, mis on korraldatud nende korraldajate poolt, kellega me siis koostööd tegime USAs. Ma tegelikult nagu pikalt kaalusin, et kas ma üldse lähen sellele festivalile, sest algselt me pidime siis seal workshop andma, aga kui me Leoga partnerluse lõpetasime, siis sellega mitmed bookingud ka tühistati, et Bachata maailmas on parem, kui artistid, kes õpetavad, on ka siis nagu ikkagi ametlikus partnerluses. Ehk siis õpetama ma sinna ei saanud, küll aga ma kirjutasin korraldajale, et mul on niisugune kerge mõte tulla, et kas mul oleks võimalik pilet saada ja ta ütles no problem, tule, sa pidid niikuinii siin õpetama ja neil oleks väga hea meel, kui ma nii-öelda sinna läheksin. Miks ma kahtlesin natukene seda minekut on selle tõttu, et see ei ole nagu kõige targem finantsotsus hetkel, sest et kogu vaba raha, mis mul praegu on, ma tegelikult suunan meie korterisse. Ja selle rahaga, mis sinna reisi alla läheb, jah, ma hoian küll tegelikult ka raha kokku, sest et ma ei maksnud festivali passi ja selles mõttes hotell oli odav, siis ikkagi seda raha saaks targemalt kasutada oma kodu jaoks. Aga ma veits hakkasin nagu mõtlema, et see on selline hea networking võimalus ka, hea võimalus näha vanu tuttavaid, hea võimalus näha osasid artiste, keda ma tavaliselt näengi ainult festivalidel, kui me oleme nii-öelda tööl olnud festivalil. Selles mõttes Tain ka pushes, ütles, et Savi, et me saame korterisse ju kõik asjad, kõik ju liigub, et mine, et kui nagu sul raha on selleks, et sinna festivalile minna, siis mine ja käi ära. Ehk siis ma tegin selle otsuse, et on festivalile minek. Pluss ma ei ole seal üksi, Kelly on ka seal. Te olete Kellyt varem näinud ka, aga ühesõnaga, kui me jõuame Pariisi, siis tutvute uuesti. Kuna tal oli niikuinii toakaaslast vaja, siis ma ei saanud ju jätta teda hätta, ma pean minema temaga koos. Te tulete muga Pariisi kaasa, mis seal toimuma hakkab? No idea, te avastate minuga koos. Aga it kinda looks like a fun weekend, nii et vaatame, mis saab. Ma olen jõudnud lõpuks Pariisi, Kellikene valmistab end peoks ette. Minu meik oli vahepeal täiesti siuke kriisikoll, aga väike tupsutus ja puuder ja läheb minna. Minul on outfiti kriis, ütlen kohe ära, aga kuna ma pakkisin kaasa endale täpselt 3 outfiti, siis ega nagu mul valikuid niikuinii pole. Nii et ma lihtsalt olen must lammas täna ja ma ei matchi dresscode'iga ja see on okei, sest et ma ei taha mõelda lihtsalt sellele. It's fine. Yes. Aga yes, vannituba on tõesti lihtsalt imeline. Siin tahaks küll aega veeta, jaa. Inspo. Siin saab ilusalt neid social-eelseid selfisid. Ülejäänud tuba on siis selline, muide. Siin on üks suur voodi, sõbralikult jagame. Väga palju ruumi on, mis on väga tore. Ja me üritame Kelliga välja mõelda, kes on selle ukse taga. Sest et sealt läheb kuskile teise tuppa, need uksed käivad siis lukku, on meie uks ja siis on see nii-öelda teine uks seal. Ehk siis, kes on meie naaber ja kas nad on toredad? See on ka küsimus. Äkki saame teada festivali jooksul. Tere hommikust kõigile. Pean teie ees vabandama, sest et ma ei teinud just kõige paremat töö teile vlogerina või siis uloojana. Sest ma ei näidanud teile mitte midagi peale seda, kui ma siia hotelli jõudsin. Aga üritame seda täna parandada. Kell on saanud 12. Ma tegelikult ärkasin juba 11 paika üles. Me jõudsime magama kell 6, jah, sest me käisime pesus, nüüd paned need voodiks valmis, ühesõnaga kell 6 läksime magama, 12 üleval ja me oleme, või noh, hakkame end valmis panema, et minna brunchile. Kuna ma olen hetkel väga piiratud toitumise peal, siis need kohad, kus ma saan brunchi süüa, on väga limiteeritud. Aga me vähemalt leidsime ühe koha, või noh, ma leidsin ühe koha, kus ma peaks siis vähemalt midagigi saama.
ja see on väga lähedal meie hotellile, mis on extra nice, sest et Pariisis hakata tegutsema selle metroo või nii-öelda rongidega, no RER-iga. No thank you. Pluss siin on nii soe, ma tahaks nautida seda ilma, sest et Eestis, kui ma ära läksin, meil oli 3 kraadi. Aga ühesõnaga, ma võtan ennast kokku, üritan parem olla täna teid kaasavõtmisel ja vaatame, mis see päev toob meile. Eks selles mõttes it will be a long one ja võiks vahepeal tuiduda ka enne socialit. See oleks hea plaan. Aga paneme valmis ja siis ma näitan teile välja ka, et ei ole veel vaadet näinud hotellist. Ma ei arvanud, et Seinirõi see jõgi nii lähedal on, see on literaali seal ja seal on La Défense äkki siis või? Vabandust, teine midagi. Nüüd te näete see väikene junnike seal. Vist, ma ei ole enam 100% kindel. Selles mõttes ega ma ei ole siin ammu käinud, et ma väga ei orienteeru, aga selles mõttes on väga ilus vaade. Wow! Me oleme lõpuks oma hommikusöögiga lõpuni jõudnud ja tegelikult me võiks öelda, et see oli juba nagu lõuna ka, sest kell on 3 saanud ja me läksime kogu seltskonnaga väiksele ringreisile, seiklusele. Mis me vaatame? Karu. The bear. Vaata seda karu. Ühesõnaga, meil on vaja varuda nüüd toidu ja joogipoolist õhtuks. Yes. Nii et me võtsime või seadsime oma sammud Carrefouri poole lootuses, et sealt saab kõik asjad, mida me siis ka vajame. Did you see that? I think it's first time that I saw that. Yes. Oh my god. So cool. I think it's the first time that I saw that. Meil on kodu juures tegelikult väike Carrefour, aga ma arvan, et seal tõenäosus, et me kõik asjad saame, mis me vaja on suht väike, nii et me ikkagi lähme kõnnime natuke rohkem, aga vähemalt saame suurema valikuga poe. Kell on saanud 6:15. Me olime väljas 5 tundi. Ma olen täna teinud, kui ma ei eksi, et ma ei valetaks teile statistikat, 14 000 sammu. Ma tunnen, et üle pika aja festivalil ma nagu käitun nagu tervislik inimene, sest et tihtipeale, kui me oleme öö otsa ikkagi tantsinud, siis peale selle voodi ja tantsuplatsi ma ei näe mitte midagi muud. Aga nüüd nagu I'm proud of us. Aga ühesõnaga, plaan on järgmine. Me teeme Kelliga väikse uinaku, et me saaksime nii-öelda pidada ka täna hommikuni vastu, sest et pidu on kella 7 hommikuni. Peale uinakut me lähme jõusaali, sest et jõusaal on parim viis, kuidas oma keha jälle üles äratada, sest tihti, mis juhtub, on see, et sa teed uinaku ja siis oled siuke nagu veits, ma ei tea, aju on siuke heisi ja nagu pole vaibi. Ehk siis ma arvan, et jõuks on ülihea viis, kuidas nagu jälle tõmmata see energy up ja siis saab juba preppida peoks pesu ja meik ja kõik asjad. Outfiti peab ka vaatama, mul on 2 varianti ja ma ei tea, kumba ma fiilin. Nii et vaatame jooksvalt. Ütle, et sa oled Pariisis, ilma et sa ütleks, et sa oled Pariisis. What is this? Wow. Leidsime jõusaali üles, uinak on läbi ja mul tegelikult ei olnud väga palju ootusi jõusaalile. Vaatasin, et äkki siin on nagu hästi meestele suunatud jõusaal, et ainult hantlid, that's it, nope. Siin on nagu ilmselt kõik, mida sa vajad, pluss vaade, nagu see on crazy. Et very, very cute. Ja me jõudsime täpselt golden hour'i ajal, nii et wow. Okei, meil reaalselt kasutame mingit täiesti esmakordselt nähtud
leg curl väikest masinat. Tavaliselt on ikka mingi tool, mida sa reguleerid ja siis sa, eks ju, sealt, kus kinni hoiad, sealt tavaliselt nagu fikseerid ära endaga. Siin käivad asjad natuke teistmoodi. See viis on siuke suht kerge. No look at this little romance. Wow, fancy, beautiful. Ma ütlesin inimestele, et me oleme Kelliga valmis ilmselt 12:30, et pre-partida, chillida, rääkida juttu, Proseccot naudelda. Kell on 23:30. The situation is like this, aga Prosecco on igatahes lahti tehtud. Ja tegelikult peaks nagu sättima hakkama, aga me kuulsime, et see võistlus, mis enne pidu siis toimub, et see eeldatavalt, see finaal on kell 2 öösel. Ma ei kujuta ette, kuidas need võistlejad kell 2 öösel kavatsevad tantsida. Kuigi, kui Tyler praegu tuli vastu, kell on 23, nojah, ilmselt, jah, kell 2 öösel. Ja nad peavad siis, eks ju, be on their A-game, aga mida see meile tähendab, on see, et meie pidu algab täna kell 3 öösel. Ehk siis nagu täna, there is no chance, nagu tuleb lõpuni välja panna. Aga lihtsalt ma loodan, et meil ei teki väsimus enne seda. Samas võiks juba minna äkki seda finaali ka vaatama juba. Ei, aga mõtlen, kas tundub, et ainult võitjad nautsitakse. Vaata, siin on... Judges round. Ja, nii et ainult võitjad announcement on järelikult. Yes. Okei, siis ikka 8 peale. Siis 8 peale. Paar sippi Proseccot ja siis ma lähen pessu, jah. Kelli väike vlogpoliis oli, et Kaisa, kas sa ei peaks mitte midagi vlogima siin juba nagu natuke aega on möödud sellest viimasest hetkest, kui sa kaamera kätte võtsid, nii et ühesõnaga I am ready. This is the look. Nice. Checklistist, vlogi checklistist pean ma veel maha tõmbama lihtsalt, et te näeksite, mis socialil toimub ja siis ma arvan, et tänane päev on olnud a success. Aga natuke väike close-up ka teile meigist. Ja teised tüdrukud on ka valmis. Cute. Aga me peame nüüd leidma osad meie seltskonna inimesed veel üles ja siis on juba aeg minna peole. Uskuge või mitte, aga kell on 7 hommikul. Me jõudsime tagasi tuppa. Mina söön enda kaasa tehtud müslit. Kelli sööb leftover riisi. Ja see päev hakkab läbi lõpuks saama, kuigi kas nüüd see saab läbi või uus päev saab alguse ühesõnaga duši alla minek, tuttu ja homme on meie viimane päev. So exciting. Teate, ma sain muide, oh my god, ja me sellest peame ka ikka rääkima. Vaadake seda. Ma ei tea, kas te näete. Okei, see ei tundu kaameras, on väga hull. Suuvin teid sisse. Siin on marraskil ju ja väga ratchet make ühesõnaga. Aga tantsimine ei ole ikka nii ohutu, kui kõik arvavad. Tantsisin mina siis keset põrandat seal. Ja mingi venna suur, see ei olnud küll Rolex, aga nagu ilmselt mingi fancy kell lihtsalt lendas mulle nagu näkku, ehk siis ta käsi fully andis mulle siukse hoobi. Ja see on see hetk, kus sa oled tantsupõrandal, sind filmitakse ja sa pead ütlema, et ei, kõik on hästi. Don't worry about it. No, it didn't even hurt. Tegelt kuppel täiega kõigub lihtsalt peas, nagu siuke mats käis ära. Aga no hea asi on see, et see tüüp vabandas ette ja taha nagu peale tantsu, siis lava tagas, ta oli selle korraldustiimi liige. Aga no, mis sa ütled talle? Nagu ilmselgelt ei tahtnud ju meelega, aga valus on ikka, aga ma ei saa ju öelda mingi it fucking hurt nagu, ei, ma pean olema viisakas, ei, kõik on korras. Mul on fine. Aga vaatame, mis siis homme on, kas mul on siin normmuhk või mitte. Good morning, my beautiful people. Sama ruum, teine nurk ja viimane päev on alanud. Me kuidagi eile siis ühe selle festivali
korraldustiimi inimesega kuidas ma isegi ütlen seda eesti keeles, me saime kutse, et temaga minna dinnerile ja tegelikult ma tean teda juba väga pikalt ja ta saatis meile just selle locationi, kus me õhtul sööma lähme, sest ta oli tegelikult selle reservationi juba ammu ära teinud, ta teadis, ta tahab sinna minna ja see on mingi hip place in Paris, selline koht nagu Pink Mama ja me nõustusime Kelliga, et see on väga vlogable restoran. Et ma võtan teid kaasa. Teine asi, millega me nõustusime korra oli see, et ei tea, kas me üldse midagi süüa saame, sest et see on Italiano restoran ja praegu Kellil on alati siis toitumine limiteeritud mul hetkel ja thank God, aga nad serveerivad liha ja juurikaid, nii et selles mõttes ei ole lihtsalt Italiano pizza ja pasta. Et ma usun, et me survive'ime ja saame hakkama. Neil muidugi nägi see tiramisu sitaks hea välja, aga I cannot. No tiramisu for you. No tiramisu for me. Okei. Kui Tara, ehk siis see tüdruk, kellega me koos dinnerile lähme, kui tema võtab tiramisu, siis ma kindlasti maitsen. Aga ma ise ei hakka võtma. Sest ma ei saa ikka oma õhtusööki lõpetada soolasega, like this is not possible for me. Tundub väga numps koht. Panen Instagrami ka neil kuhugi siia. Let's go check it out. Ja minu väike Bruce sellest eilsest kellaintsidendist. Ta ei ole kõik hullem, muhk õnneks ei ole. Aga selles mõttes, et ega ta väga hea välja ka ei näe, nii et vaatame, kas meik katab ära või kuidas see meik sinna peale üldse jääb, sest ta nagu marraskeel. Aga praegu paneme valmis ja me ilmselt lähme Primarki, sest me leidsime seal siuksed toredad topikesed, aga eile seal oli lihtsalt nii palju inimesi, et me ei suutnud seal olla. Lähme proovime uuesti täna ja loodame, et on parem, pluss me lähme otse sinna, nii et selles mõttes we are fresh ja äkki saame paremini hakkama sellega. No ilmselgelt when in Paris siis Primark, aga miks need alati need riietusruumid nii nästid siin on? What is up with that? Aga ühesõnaga, meil on mõned asjad, mida proovida. Ma ise mõtlesin, okei, vaadake, ma ei ole Nirvana fänn, eks ju. Aga meil on täna peol dress code denim. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei ole ammu teinud seda, et ma lõikaks bluusi ära. Ja kuna ma leidsin nagu ühed ägedad shortsid, ma ei tea muidugi, kas nad ilusid jalas on, ühesõnaga ma mõtlesin, et see võiks olla vibe. Pole ammu siuke väga retro vibe. Do we see the vision? Üllatavalt mugavad lühkad. I feel like it's giving. Võib-olla, okei, ma tahaks mingit nagu teise bändi bluusi, but would be cute. Oleme teel tagasi hotelli. Nirvana bluus jäi Primarki, sest et mul vahepeal idee muutus ja ma mõtlesin, et tahaks äkki võib-olla kanda football jersey või siis basketball jersey, ühesõnaga midagi nagu in that area ja see on täiesti võimatu missioon, sest et ma ei leidnud midagi. Nagu ma vaatasin ringi, kõik olid mingi Qatar Airways, aga it wasn't the vibe. Nii et täna ma olen ikkagi lõpuks basic bachata beige ja it is what it is. This is the finished look. Okei, teine midagi, aga püksid alas. Keera teid ümber. Üleni must ei saa kunagi midagi nagu valesti olla ja Kelly on full kevad. Yes, so beautiful. Yes. Ja me oleme valmis. Okei, 8 minutit liiga hilja, aga selles mõttes me saime just teada, et meie entourage on juba seal, nii me peame lihtsalt järgi minema, nii et selles mõttes ei ole hullu, kui me hiljaks jääme natuke, sest vähemalt keegi võttis lauale.
vahepeal peaks teid update ima. Meil on Tara siin, Kelly. Kell on 2:30 ja me lähme socialile ja mõni teist arvaks, et see chick elab täiesti psycho elu, sest mis mõttes sa lähed peole kell 2:30. I know, welcome to Bachata. This is the outfit. Okay, I have updated the vlog. Let's go to social. Me oleme jõudnud tagasi Charles de Gaulle lennujaama ja väike kohustuslik Starbucks on ka juba ära tellitud. Me jõudsime väga nagu eeskujulikud kodanikud siia lennujaama 2 tundi varem. Aga kogu protsess kohvri äraandmisest, Kelly pidi kohvri ära andma, kuni selleni, et me jõudsime siia, võttis mingi 15 minti või? Mis on shocking. Nagu Eestis 15 minti, see on nagu standard. Aga siin ma olen alati valmis, et see läheb mingi 30-40 minti, kui sa pead veel kohvri ka ära andma. Nii et ühesõnaga Charles de Gaulle lennujaam ikka areneb, mis on tore. Aga ühesõnaga, ma võtan siin selle vlogi kokku. Ma ütlen ausalt, et ilmselt nüüd, kui ma editin seda vlogi, siis ma juba tean, mis siin toimub, aga hetkeseisuga mul pole aimu ka, mida te siin vlogis nägite ja mis sellest saab. Aga no igal juhul ma loodan, et oli tore vaatamine. Näeme juba järgmises videos. Bye! Ütle bye, Kelly!